siin Siinas olnud juba päris palju aastaid ja elukutselt oled sa toitumisterapeut. Sa oled andnud välja raamatu ja just nimelt, miks sa raamatu välja oled andnud, on see, et sa tegeled igapäevaselt meeletult suurte tähtedega spordiga. Äkki sa räägid natukene lähemalt, mis on sinu tegevusalad ja kuidas see on seotud meie toodetega? See meeletu, suurte tähtedega meeletu sport on siis minu jaoks kestvusalad. Võistluspäevadel tavaliselt see kestab 5, 6, 7, 8 kuni 22 tundi on praegu, ei ole 40 tundi on tegelikult kõige pikem võistlus, mis ma olen teinud. Ehk siis maratonid, aerutamismaratonid, täispikk triatlon, poolpikk triatlon, seiklusport, kus on siis ujumine, ratas, aerutamine, jooks sees, et orienteerumist on vahepeal ja sellist igasugust looduses olemist ühesõnaga. Nii, ma tean ka seda, et tegelikult sa oled 50+ naisterahvas, aga sa treenid 20-aastaste noortega. Ja. Kuidas see võimalik on, et sa oled võimeline tänases eas teha kaasa kõike seda, mida tegelikult noored teevad? Selles suhtes ma ikkagi panen suure tänu Balancele'ile, rasvandate tasakaalule, et see on kõige suurem võtmesõna, mida ma olen siis kasutanud alates 2013 augustikuust. Ja sealt on näha need kõik, mis nagu meil ultrasportlastel või olümpiasportlastel või tippsportlastel on toodud kõik need plussid välja. Taastumine on sul parem, lihas töötab paremini, sul põletiku kui lihas teeb tööd, siis lihas toodab ise juba töötamise ajal põletiku, ehk siis see protsess on väiksem. Võistlustel on ka palju, eriti sellisel kestvusaladel on see blackout või et haamri saamine on siuke, ma ei tea, kas ta on popsõna või aga paljud seda saavad, seal krambid on, eks ole, et mida paljud saavad, siis minul ei ole neid nagu kordagi olnud ja ma selliseid kestvusalasid teen nüüd aastast 2017, siis peaaegu, palju on siis matemaatikud on ju, 9 aastat saab 8,5 siis. Et minul neid ei ole olnud ja see on kõik jah selle peal, et mul keha töötab nii-öelda selles põletiku foonita. Ehk siis põletiku on palju väiksem kehas ja seda praktiliselt ei ole. Mis tooteid sa täna siis tarbid? Balancele on mul igapäevane ja mida ma ka avastasin, et kui ma õli tarbin alates 2013, siis sporti ma hakkasin tugevamalt tegema 2017 ja minu keha on selline aeglasema reaktsiooniga, et mina ei saavutanud oma tasakaalu 4 kuuga, vaid mul läks selleks vähemalt 10 kuud. Siis ma olin rohelises tsoonis ja enne kui me alustasime treeningutega, siis ma tegin ka, ma iga aasta tegelikult teen seda rasvhapete profiilitesti just kontrollimaks enda tausta ja ennem seda alustasin, olin ikka rohelises tsoonis ja tegin pool aastat hiljem ja ma olin kõik tasakaalust väljas. Jälle ja siis ma taipasin, et sporti tehes ma pean tarbima rohkem, ehk siis minu keha vajab rohkem. Ja kui ma räägin, et ma ei tea, miks ma teen nagu nii tihedalt seda analüüsi endale, siis korra aastas, vahest ka 2 korda aastas, puhtalt sellepärast, et see oleneb minu treeningkoormusega, et kas mul on treeninguid tihedamalt, raskemalt, milline võistlus on silmapiiril. Ehk sellel aastal on tulemas, kuhu ma lähen, on Yukon 1000 Kanadas, kus on siis 1600 kilomeetrit, 1000 miili, eks, et läheme seda sõitma. Et treeningud muutuvad praeguses perioodis palju pikemaks ja see tähendabki, et mu keha vajab neid tooteid rohkem, õlikogust siis ka rohkem, aga see on testiga siis paika olen pannud selle. Lisaks on Extend, Protect, on need olulised näitajad, siis sinine vedelik, kes seda udupent nimetust välja ei väära, siis see on oluline sees ja samas on ka meie kuldne vedelik, ehk siis need on ka oma funktsioonidega ja aitavad hoida seda siis sportlase fooni, et keha on parimas võimekuses siis. Super.
aitäh sulle! Triin, sinu käes on mikrofon, ma lähen sinuga siis edasi. Triinu on näiteks. Sina, Triinu, oled iluvaldkonnaga väga palju seotud olnud ja iluvaldkond ilmselgelt on seotud nahaga. Kuidas sina oskad mulle rääkida seost nahk ja meie tooted? Nii nagu tegelikult Triin rääkis tervisest ja spordist, siis ükskõik mis nii-öelda siis lähtepunktist me tegelikult keha ja organismi vaatame, siis on see nahk, on see tervis, on see vastupidavus, siis alati see taandub meie üldisele raku ainevahetusele ja tööle ja põletiku tasemele meie kehas, nii et tegelikult täna ma tõesti olen esteetilise meditsiini spetsialist ja ma töötan igapäevaselt või puutun kokku nahaprobleemidega, on see siis akne, on see ekseem, on see rosaatia ja või on juuste väljalangemine, ülekaal, tegelikult need probleemid laienevad paljugi rohkem kui ainult nahk ja ma ütlen ausalt, et oma töös ma ei saa saavuta kunagi tulemusi ainult laserite, aparaatide, preparaatidega, ilma et ma läheneksin organismile ikkagi seest poolt ja seda ma tegelikult teen igapäevaselt. Aga võtame nüüd näiteks sinu enda kogemuse, et täna me võime öelda, et te olete kahekesi siin laval ja tegelikult väga suurt rolli mängib ju lootele samamoodi meie tooted, et just, et tõepoolest me teame seda, et meie aju tegelikult koosneb circa 60% just oomega-3 rasvhapetest ja meie keha ei tooda seda ise. Ehk siis tegelikult see ei ole küsitav, kas me peame midagi juurde tarbima, on see siis nii-öelda toidulisandina või on see toiduna, siis täna mina emana, me teame ka seda, et tervishoiuametid maailmas, organisatsioonid ei toeta rasedatel näiteks kala tarbimist, sest et nende kvaliteet on küsitav, alati me peame pole võimalik minna Maximasse ja mõelda, et see lõhe nüüd kindlasti on nüüd nagu kasulik või heast kohast tulev. Aga sina näiteks täna nüüd rasedana praegu tarbid oomegat, on ju, just. Aga kas sa tarbid nüüd nii, nagu öeldakse vastavalt kehakaalkorda seal 0,15 või sa võtad tegelikult rohkemat? Ma võtan tegelikult rohkemat ja just nii, nagu ma tahtsin öelda, et see närvisüsteemile ta on ülioluline, siis nii on ka ta siis beebi närvisüsteemile ülioluline ja kui me teame, et närvisüsteem on meie juhtpult meie organismis, siis see on nagu algus ja fundament, et üldse meie rakud funktsioneeriksid, meie põletikuaste oleks madal, meie hormoonid oleksid tasakaalus ja beebikasv oleks tasakaalus ja tõesti, nii nagu juba mainitud, siis test on magic, ilma testita. Kas sa tegid omale testi enne raseduse? Ja seda ma saangi täna. Soovitan, mis ma soovitan. Mina tegin oma viimase testi siis, kui ma samal päeval, kui ma sünnitasin, nii et kui sünnitama hakkate test, vaata, kuidas on. Ma tegin tegelikult vahetult enne ja me tegime nüüd hiljuti, ehk siis ma olen poole raseduse peal ja kui me teame, et raseduse ajal meie organismis veri lahjeneb poole võrra, siis selle võrraga toitainete vajadus suureneb ja täna mul on hea meel öelda, et võttes igapäevaselt Sinsino Health protokolli, mis on siis õli, extend, täna kindlasti Sinsino biootik ja kõik muu vidinad sinna juurde, kollageenid ja muud jutud, siis ma olen tasakaalus ja minu profiil on roheline. See tähendab seda, et sünnib terve aasta. Ja, Riho, lähme sinuga edasi. Sinul on, Riho, samamoodi tegelikult rääkida oma lugu, sinul on tootekogemuse lugu rääkida, et alustame sellest. Jah, elu on nagu naljaks tulnud, et minu ellu tuli Sinsino väga absoluutselt õigel ajal. 16 aastat tagasi lõpetasin treeningud ära, tegin sporti, ei saa, liigestest hakkas asi pihta, kõik mingid muud asjad, loobusin. Ja siis lõpuks läksin arsti juurde, eriarsti juurde, mingid tabletid, mõttetu, valisin teise arsti, ikka. Ja siis juhtusin kokku ühe mingiga. Ja siis tema rääkis... Pane natuke lähemale, siis... Et tema siis rääkis mulle, et mida teha. Ja mu
mõtlesin, et kõik pakuvad midagi, aga ma alati, minu raudne reegel või, kuidas ma kontrollin? Aasta pärast, ma ei ole katselendil, ma ei hakka niimoodi katsetama, aga siis test. Mõtlesin, okei, siis ma proovin, veretest, õige test, proovin, aga ma ikkagi ei uskunud päris, mõtlesin veel tablette edasi. Ja 19. juuli 2013 teine aasta ütles, et Riho, sinu haigust tagasi pöörata ei anna. Aga ma olin juba enne teinud selgeks, et asi on õiges suunas, sest veretest, mis tehti mul arki jaoks, see üllatus Pärnu sellist perekliiniku juhatajat, mu ütles, et sul on 19-aastane veri, see on nii naljaks, ma olen näinud sellist asja, okei. Ja siis teise hea tunde sain siis, kui läksin tema juurde haigusloobudas, küsime, et ma ei saanud haiguslugu, see oli 2014 vara kevadel, ta arvas, et ma tulen ikka abi saama, kuidas teil on, ma ütlesin, ei, ma olen terve, aga ma tulin selle haigusloobudas. Siis kui ta vaatas mul suurte silmadega otsa, suu oli natuke lahti, siis ma tundsin, ma olen tõesti terve. Aga nüüd sellega on jah niimoodi ja nüüd ma võin tunnistada seda, et ma ei ole kunagi teinud ka gripiviirustesti. Enne seda ma olin ikka gripis. Nagu ikka tavaline nädal läks ära. Alates 2013 algusest ma ei ole põdenud grippi, mul ei ole kurkhaiget, mul ei ole nohu olnud, ei köha. Ma ei ole vaktsineerinud ja ka koroona vastu ma ei vaktsineerinud. Naine küll ütles, et kuule, sa ei ole ka kõige noorem, äkki satud haiglasse midagi. Tema on 3 korda vaktsineeritud ja 3 korda haige olnud. Aga mina pole kordagi olnud ja ma tunnen, et midagi on teistmoodi. Aga täna ma tean, et sa teed ka päris palju koostööd sportlastega ja sa oled ka seotud ju näiteks Tõnu Hendriksoniga. Et äkki sa räägid natuke sellest sportlaste ja taastumise ja toodete poolest ka? Jah, see on selline, et alguses läbi Jaak Salumetsa hakkasime korvpallikoondisega koostööd tegema. Koondisega on keeruline teha sellest, et iga kord kui uuesti kokku saada uued inimesed. Räägid ära, tuleb uus ja tema vaatab suurt selline mõtse, mis asi see on. Aga siis Tõnu Hendriksoni 2017 andsin 3 märksõna. Siis oli 200 000 testi tehtud, et sertifikaadid dopingu vaba ja 3. et korvpallikoondis, siis ta oli kohe käsi ja tema esimene test, ta ütles ka, et ma olen 37, ma ei taastu enam 12 trenni nädalas, vanus juba. Ja siis esimene test oli, ma ütlen, tippsportlastel on punased. Aga need numbrid olid temal rekordilised, see oli lihtsalt õudne. Ja kui ta sai selle testi korda, 2019, miks ta varem saanud, nad käivad treeninglaagrides, sõudajad laagrites, need on kuskil jõe juures ja nii edasi, et anti süüa seda, mitte midagi, nad ise ostsid kuskil, kas hamburgid, ükskõik mida, tuli uus treener, uus korraldus, toitumine läks paika normaalseks. Ja siis oli nii, et tema test oli korras, me saime kokku, ta tuli säras nagu päikes, et tead, ma olen 39, mul tehti koormustest. Minu koormustest on hoopis paremad andmed kui 2008 Pekingi olümpial. Ta oli 2 aastat vanemas läinud ja lõpetas 4.5, et miks? Ta ütles, et ei viitsinud see. Aga ta oli oma võistkonnas kõige võimekam sõudja, kõige tugevam. Ja võin öelda nii palju, hiljuti tegime uus 4. tuleb nüüd 6 kandidaati, tegime veretestid. See Tõnu korraldusajale aitasin kõik teha. Ma pean ütlema, nendel noorte poiste testid 22, 23, 24. Esimesed testid olid sarnased nagu Tõnu esimene. Ja siis Tõnu ütleski, et ma ju aasta aega tippsõudmist ei tee, ma lihtsalt enda jaoks teen, et nende raskustega trennis, kangiga, mida nemad seal teevad, ma teen lõdu alt. Et see on nii naljaks nagu. Ja mul on võin öelda selle koguse kohta, et see sportlased võtavad jah tunduvalt rohkem, näiteks 2 jooksjat, kellega on koostööd Eesti meistrid, 1 käis 10 sportlase hulgas MM-il, kes sinna kvalifitseeris. Et kui Pärnus oli paar aastat tagasi, oli selline 5000 meetri Eesti meistrivõistlused rannastaadionil.
ja siis ühega üks ütles, et ma pean seda ikka õli nii palju võtma, 70 kilo kaalub, ta võtab 20 millilitrit. See ei käi koefitsiendi alla, on ju. Ma ütlesin, et üks võimalus on vähem ka võtta, tee vähem trenni. Ja siis ta hakkas naerma, aga ma tahan nii rohkem trenni teha. Nii et jah, midagi ei ole parata. Omavahel seoses on nii. Et seal koefitsiendi kehtib. Super, aitäh sulle. Tiina, sinu viimaseks ma võtan vahepeal Greeteni. Greeten, sina oled meil hambaarst ja sul on päris palju lapsi ja ma tean, et ega sinu perest ka ja tööst ei käi mööda kõik meie imelised tooted. Äkki sa räägid natuke enda kogemusest ja sellest, kuidas sina kõigile jagad seda? Ja mina olen ka tegelikult ju hästi kaua juba tarvitanud siin sinu tooteid aastast 2014 ja kui minule tutvustati siin Otis mind arstina tegelikult köitis kõige rohkem see test. Sest omega-3 tooteid on hästi palju, neid võid igasugused poolt osta ja ma olin ka proovinud erinevaid, et selleks hetkes, kui ma siin sinust kuulsin, minu esimene tütar oli aasta 4-kuune, ta sai veel rinda ja siis ma olin ka tarvitanud terve raseduse, terve imetamisperioodi mingeid üsna kvaliteetseid omega-3 lisandeid ja minu esimene test oli 6,21. Et see kaitseväärtus ei olnud päris nullis, aga oli ka seal 20% juures ainult, eks ju, joomega-indeks madal, siis mõtlesin, et okei, et ma olen juba tegelikult investeerinud seal üle 20 euro kuus sellesse lisandisse, et ma võin ju siis anda võimaluse sellele uuele ja proovisin Balance Oili ja ma ei pidanud pettuma, et ma jätsin natuke pikema vahe, ma pean ennast ka natuke selliseks aeglasemaks reageerijaks. Umbes 5 kuu pärast ma tegin siis kordustesti, see oli 2,71 ja sel hetkel ma olin tegelikult juba, ütleme see teine rasedus tuli siis niimoodi, mitte uudisena, kui me planeerisime, aga ma ei teadnud veel, et ma imetasin esimest last, juba olin jäänud teist ootama, et mul oli nagu 2 tarbijat, üks sai rinnast, üks oli kõhus kasvas ja mu test oli ikkagi 2,71. Ja siis ütleme niimoodi, et minu teine ja kolmas tütar on juba tegelikult need balance baby'd, et siis see tuli ka meil Extend, ma hakkasin ka Extendi võtma ja ühel konverentsil, kui doktor Paul Clintoniga saime kokku, siis ma ka küsisin mingit isiklikku küsimuste käest ja mingit kliendi küsimust ja siis ta ütles, et sa oled lapseootel ja sa võtad õli ja sa võtad Extend, et vau, et siis sul sünnib küll super baby. Ja siis ütleme, ma olen, ütleme, meedikud ongi veits sellised kiksuga, et ma olen hästi palju ennast testinud ka umbes korra aastas ja tegin siis ka lastele sünnitusmajas tegin testi. Et ma ilmselt see ei ole nagu päris õige, siis see tuleb nagu sellest nabaväedi verest, kus on tegelikult osas nagu ema vereringe, osas nagu lapse vereringe, aga minu nii teise kui kolmanda tütre omega-3 tase oli, kas ta oli mingi 9, ta oli selles rohelise vahemikus igal juhul 9% äkki, et sünni hetkel siis juba. Et igal juhul tooted töötavad. Kas sa täna näed vahet näiteks esimeste laste ja praegust nii-öelda balance baby sündide ja kas sa näed näiteks haigestumise vahe? On vahe, ilmselge vahe on. Et esimene tütar oli mul üsna sellise kehva tervisekaalu, sest peale me päris palju pidime arstide vahet käima. Et teistega oli oluliselt vähem igasuguseid külmetusi ja tüsistumisi. Aga ütleme, mis minu jaoks emal oli see, et ma mäletan esimese lapsega meeletut gaasivalusid ja meeletut mingit öist kussutamist ja mingit hirmsat jändamist, eks ju, siis teised lapsed olid selline söön, magan, puksutan, sellised tüübid on ju, et jumal chillid kõik. Et mis võimaldas ka mul sealt kõrvalt rõõmust siin sinot teha, eks ju. Et aga kui nüüd rääkida nagu patsientidest, et siis nii nagu me räägime, et ju see rabu tervis, ehk et ka see minu valdkond, hambad on nii-öelda siis juba valmis arenenud, mineraliseerunud elundid meil suus, aga kõik, mis on nagu elusukohad, see ligemed, luu, parodont, ütleme siis seal hambanärvid, seal hamba sees, et see kõik on ju pidevalt uuenev. Et mina ise tegelikult, mul on väike selline plaan, ma ütlen selle kõvasti välja, siis ma pean selle ära tegema. Et igal suvel on augustis on hambaarstide päevad ja ma tahaks minna esinema sellele suurele 1000 auditooriumisele hambaarstide seltsile ja rääkida seal, et kuidas
ja miks mitte, noh, meil on küll üks hambaarst siin juba partner, doktor Meemeluks, eks ju, aga miks mitte võiks olla hulgaliselt Eesti kliinikuid meil partnereid, kes siis saaksid osta endale tooted sisse nii-öelda suurte pakettidega, nad saaksid lüüa letist Balanceoli, sinobiotikut, Extendi, kollageeni, meie teste ehk, et inimene ei pea hakkama ka nagu püsikliendiks kohe, ta saab proovida nii-öelda letist, ta saab mingisuguse kogemuse ja ütleme, teha siis selles mõttes nagu luua inimesele, kes näiteks plaanib panna hästi palju raha enda suhu, et ta on kaotanud hambaid, tal on olemasolevad hambad kehvad, parodontoosis näiteks, ehk et parodondi haigused ja rakutervis, ma arvan, on üli tugevalt üksteiga seotud, eks ju. Ja kui see parodontoosiga inimene nüüd tahab hakata panema endale suutäit implantaate, mis ta arvab, et kui need hambad nad ei püsinud seal luus, et kas need implantaadid, võõrkehad püsivad seal paremini, tegelikult tõenäosus on see, et umbes 5–10 aastaga mädanevad need täpselt välja. Et siis peaks selle keha tegema inimesele selgeks, et sa plaanid nii palju raha panna enda hammastesse praegu, et siis tegelikult tee oma rakutervise enne korda, tee see nii-öelda taimelava, väetase muld, eks ju, ja siis me istutame sinna midagi. Et siis on nagu tõenäolisem, et see tegelikult see tulemus sul endale ka kestab pikka aega. Nii et tarbime toodet siis on püsivad hambad suus. Just nimelt. Nii, Tiina. Sina oled olnud siin Siino partner juba 3 aastat ja ma tean, et sul on omamoodi teekond tegelikult selja taga. Et äkki sa räägid natukene oma sellest teekonnast? Jaa, mul on olnud omamoodi teekond jah, et ma igaks juhul, või lihtsalt kõiki ei tunne ka inimesi, kes siin lava peal on või kes siin saalis on. Et olen õppinud Tartu Ülikoolis füsioterapeudiks, olen 30 aastat olnud vesiaeroobika treener ja koolitaja, suurte veefestivalide korraldaja varem, tegelen ka erivajadusega inimestega ja mis põhiline, mul on olnud terve elu ja ei ole pidanud võtma ravimeid, mitte mingisuguseid ja kui oli vaja kasutada ravimeid, siis alati homöopaatiat. Ja nii nagu siis olen olnud nii spordiorganisatsioonide juht, riigiametnik, ministri spordinõunik, erivajadustega inimestega koos toimetanud. Aga nagu algas tänane üritus meie siin suure kiirabiga, siis ma pean ütlema, et siin on väga palju muutnud minu elu, et kõigepealt Norra event, kus ma osalesin 2023. aastal, siis kuidagi tundsin, et ma pean midagi muutma oma elus ja siin ühe inimese kaasabil sai siis otsustatud, et tulen töölt ära. Tulen ära oma unelmate töölt, mis mulle väga meeldib, aga ma tulen ära, sest mul on stress nii suur, ma ei suuda enam. 1. jaanuarist 2024 olin ma vaba inimene, mõtlesin, jess, hakkan nüüd toimetama, hakkan puhkama ja siis vaatan, teen karjääripöörde. Ja siis ühel hetkel helistas minu laps märtsikuu lõpus mulle kiirabi ja mul avastati ajukasvaja, mis oli suurem kui tennispall. Ja viimase hetkeni ma olin täiesti veendunud, see ei saa olla muud kui hea loomuline, sest ma peaks muidu olema surnud, et ajus selline jurakas. Ja sellel päeval, kui doktor Colin Robertson käis Eestis, siis ma sain teada, et see oli pahaloomuline 4. faasi kole tegelane. Ja Riin ütles mulle just sel päeval, et Tiina, ära muretse, sa oled kõige paremas kohas, kus sa üldse olla saad. Ja siis ma sain ka Colin Robertsoni käest isiklikult küsida, et mis on need Siino tooted, millega ma peaksin ennast toetama, mis oli nagu suureks nagu kuidagi leevenduseks või nagu abiks samal ajal. Ja eks siis hakkaski ralli pihta ja see kestis täpselt aasta. Ja kui ma käisin ka Riinu Rätsepa juures konsultatsioonis paar korda, siis mulle väga meeldis Riinu selline kardinaalne lähenemine, et jätta välja menüüst kõik suhkrut, piimatooted, gluteen ja kuna Riinu mulle seda ütles käskival toonil, siis ma allusin. Kui ma oleks ise mõelnud seda, siis ma ilmselt ei oleks suutnud. Ja mulle väga meeldis ka see, nagu Riinu ütles, et korruta endale iga päev, et ma armastan, et sellisena nagu ma olen ja kui ma praegu ei suuda, siis kunagi suudan. Et sellest oli mul alguses väga palju abi. Ja aga kui ma olin otsustanud loobuda kõikidest nendest toiduainetest, mida ma seni olin ikkagi armastanud, eriti piimatooteid,
küll ütleme maitsestamata jogurt ja muud asjad, siis noh, algul oli raske, aga sain hakkama. Aga eelmisel aastal lõppes siis ralli, ütleme, üks osa, kus aasta jooksul või ütleme aprillist detsembri alguseni oli mul 4 operatsiooni. Ja kui teine operatsioon, mis lõppes siis tüsistusega, tähendas seda, et ma käisin pool aastat ringi, auk oli peas. Miks ma kasutasin peapaela, oli sellepärast, et see arm on 18 sentimeetrine ja ei näinud väga kaunis välja ja hiljem muidugi lisandus sellele kiirituse tagajärjel poolik kiilaspea, mis ka väga kaunis ei pruukinud olla. Mul oli keelatud peaaegu kõik minu, sai öeldud, et ma olen ka treener, ma ei tohtinud trenne anda, ma ei tohtinud lennata, kuna rõhk peas ju muutub. Ühesõnaga, kui ma esimest korda koju tulin kotitäie ravimitega, siis tegelikult ma olin ostnud apteegi tühjaks ja 3 jäi veel järgmiseks korraks, sest nii palju seal ei olnud. Et sain siis 6 nädalat järjest, võtsin keemiatableti sisse ja läksin kiiritusmasinasse. Kosmoselaeva, nagu ma ise nimetasin seda. Järgnes veel 6 kuud superdoosides keemiatabletid, mis ka lõppesid lõpuks ikkagi EMO-s, nii et ei olnud lihtne see. Iga jumala kord oksendasin ja ei olnud see enesetunne väga okei. Samas oli see ka selline tore aeg, kui sai enda sisse rohkem piiluda, süveneda ja vaadata, sai läbi käidud erinevad psühholoogid, sain aru, et see haigla on ikka kõige parem. Et mulle ei meeldi kurta kellelegi kuskile, ega mul praegu ka ei meeldi teile väga rääkida seda juttu, see ei ole päris selline tore jutt, eks ole. Et sai külastatud erinevaid psühholooge, homeopaate, nagu mainitud, aga toitumisterapeut, siis tegelesin ikkagi ka joogaga, erinevad teadjanaised sai läbi külastatud, nõiad, energiasamplad. Ja kõige olulisem oli pere ja mõned sõbrad, kellele võis loota ja tõesti kurta, muidu pole ju eriline hala ja ühe väga hea oma toetajaga, sõbrannaga Kanadast saan ma kokku järgmisel nädalal Münchenis, sest ma tohin nüüd lennata. Ja kõige olulisem mulle muidugi oli ka peretoetus, et kui sa tead, et sul on abikaasa, kes tuleb sind iga päev haiglasse vaatama, olenemata sellest, kas sa näed välja nagu sinine, kole, õudne ja ta tuleb ikka, ta loeb sulle ette raamatut, sest sa ise ei ole võimeline lugema. Ja on lihtsalt su jaoks olemas. Ja ma mõtlen ise, et mille üle ma nagu olen uhk ka ikkagi, et koos selle jubeda raviga, mille jooksul oli väga palju näguripäevi ja kannatust, ma alustasin ka ettevõtluskoolitusega ja kursuselt ainukesena tegelikult sain ka ettevõtlustoetust. Et see äriplaani koostamine ei olnud väga lihtne minu jaoks. Asutasin oma osaühingu, jätkasin ka Sinsinoga vaikselt küll, aga jõudumööda. Julgesin oktoobris sõita Indiasse rohkem kui 8 nädalaks palverännakule ja sain sealt tohutult emotsioone kõrgmäestikus. Julgesin reisida ka perega Pariisi ja üldse ma pean ütlema, et tegelikult kõik need asjad olid minu elupäästjad ja Sinsinost elupäästjad kindlasti on olnud Balanceli, mida ma olin ka enne haigust juba aasta aega tarbinud. Aga siin on jah erinevad aspektid, me kunagi ei tea, võid ju olla eluaeg terve ja ühel hetkel ikkagi mingi asi leiab see ülesse. Kindlasti ka Extend on olnud üks minu elupäästjatest, ma pean ütlema, mul ei ole elu jooksul mitte kunagi olnud nii ilusaid küüsi. Eile, kui ma tegin näohoolitsust ühele saksa naisterahvale ja ta küsis, et kas te kasutate meiki, teil on ilus näonahk. Ma ütlesin, ei, ma ei kasuta, aga aitäh. Ja kindlasti ka Protect, mis oli siis kaitse minu seljaajule. Ja loomulikult ei peaks mitte ükski inimene ega laps maa peal taluma sellist haigust nagu vähk. Sest, aga samas see õpetab lahti laskma kõigest, et mis just tekitab pinget ja tasakaalutust ja kurbust ja tegema sellise väga täpse ülevaate, mis siis on elustiil, stress või loobumine või sõpruslikke ringkond, et tegelikult see kõik on meie eluteadlikud valikud. Aitäh sulle, jagamast!
kõiki paneelis osalejaid, et te jagasite nii-öelda oma lugusid ja aitäh!